Tänase video teema on parem täie pasaga sees kui pasa sees. Et energeetiliselt on hästi palju, tuleb alt ülesse emotsioonid vahelduvad kiiresti, et pead olema nii kohalolus kui võimalik, et ei kaota ennast maailma ära ja siis maailm valab su pasaga üle, vaid et sa oleksid realistlik, et sa tead, et sa päriselt tahad seda, mitte et sa proovid ja katsetad enam, vaid et nüüd tuleb minna kindla peale. Kui sa kindla peale tead, et sa tahad, siis pinguta, viimse juuksekarvani pinguta, sellepärast et siis su alateadvus salvestab korrapärase mustri, mis on sinu eluraamatuga sünkroonis. Kui vanasti oli meie eluraamat tegelikult lükitud energeetiliselt natuke korrapäratu mustriga ehk kollektiivteadvuse surumise, ähvardamise, hirmutamisega ja igasuguste piirangutega, siis nüüd me hakkame võtma elukogemusi ehk enda vaimsesse varamusse koguma kogemusi, mis on sinu enda isikliku elu kogemused, sinu enda isiklikult valitud vastavalt sinu heaolu vajadusele, rahulolu vajadusele ja hästi suure kohaloluga ja 100% julgusega. Loodan, et see tuul ei tee siin natukene häält, aga kui praegu tulevad hästi emotsioonid, sa ei suuda aru saada, kus see tuleb, miks see tuleb, mis emotsioon see on, siis hinga, lase keha lõdvaks ja ütle iseendale, elan enda eluraamatuga sünkroonis. Siis on teada, et see, mis sinu pähe praegu tuli, see tuleb päriselt sinu alateadvusest sinu südame tasandile ja annab siin seda, mis sinul on vaja. See on täpselt sama nagu see minu selja taga olev püramiid. Ta on kindlalt 2 jalaga maas ja ta on keskendunud ilusti oma tipule. Kui tahad keskendumist harjutada, siis harjuta, et sinu lõgekoht on püramiidi tipp ja sinu jalad on püramiidi alus. See oled sina füüsiliselt, aga vaimselt on täpselt nõnda ülal, nõnda nagu all. Sinu pea on nagu liivakella üks osa ja allapoole läheb täpselt samamoodi püramiidi tipp ja see on sinu vaimne sina ehk sinu enda kooskõla alateadvusega ja tavateadvusega. Mis veel saad teha, et nende emotsionaalsete kõikumistega hakkama saada, siis kindlasti võta aega, ära kiirusta, ära torma. Sul ei ole kuhugi tormata, vaid et sulle antakse täpselt nii palju kanda, kuni sa kanda jõuad. Seni, kuni sul on julgus proovida. Seni on sul ka antud energiat seda kõike hallata ja hoida enda mustris. Et sul oleks endal mugav, mitte ebamugav, et sul endal oleks kerge ja lihtne. Et sa tead, et see tuleb lihtsalt, siis on kõik võimalik. Nii et ära üle emotsioneeri, püüa mitte minna halbadesse mõtetesse, ära lase pead ketrama halba stsenaariumi, sellepärast et negatiivsete mõtetega sa ei loo positiivset maailma, aga meie kõigi eesmärk siia maale tulles on nautida, olla õnnelik, ennast õnnelikuks armastada ja siis teisi õnnelikuks armastada, et saamine, andmine läheks võrdseks ja oleks avatud südamega, et sa annad mitte midagi vastu ootamata. Sa teed komplimente, mitte midagi vastu ootamata, sellepärast et sinu hing tahab jagada, sellepärast et siis julged sa ka vastu võtta.
Ja armastus vajabki voolamist, nii sinu enda sees olev armastus kui ka kõigi meie ümber olev, ütleme siis universumi armastus. Et ta vajab liikumist. Kui ta jääb seisma, ehk sa ei julge kogeda, sa ei julge komplimente teha, sa ei julge endale öelda, et sa armastad ennast, siis ei saa ka energia liikuda. Mis siis juhtub? Juhtub see, et see püramiidi tipp ehk sinu lõgekoht, kus sinu kroonchakra on, ei saa piisavalt õhku. Kehal ei ole piisavalt verd, et aiu toota kõiki õnnehormoone. Sa lihtsalt vajud kokku ja esimese asjana vajud sa kokku vaimses mõttes, et hoida vaimset tervist, on seda väga vaja. Ja kui juba vaimselt oled nõrgem, siis ka füüsiline keha hakkab järgi andma. Nii et kõik valikud, mida sa teed, siis tee selle põhiselt, et sul on kerge seda otsust teha. Et see, mis otsuse sa teed, tõstab sinu elu kvaliteeti. Ja see otsus peab jõudma sinna, et sa naudid selle tegemist rohkem kui sinna kohale jõudmist. Tähtis on selle teekonna nautimine, mitte punnitada, et vot selle nimel teen, vaid et naudi teekonda, siis sinu kingitus elult on 10 kordi suurem see, mida sina ei oska üldse arvatagi, vaid et see on sinu inimmõistusele nii-öelda mõistetamatu, seda sa ei oska välja mõelda, mida sa siis kõike veel saad, milleks sa siis kõik võimeline oled. Tuli veel üks mõte, aga nüüd see mõte läks ära. Mis ma tahtsin edasi anda, mis ma tahtsin jagada siit Kairost, Giza püramiidide juurest. Ja saamine, andmine ja vaimne tervis. Et kui sa julged välja öelda iseendale, ma armastan ennast, siis oled sa juba võitnud pea auhinna, sellepärast, et kui su enda hing kuuleb, ma kasutan sind, lasen su vabaks sinu enda sisemises armastuses, et sa saaksid tulla südame tasandile ja siin õitseda ja luua harmooniat, luua korrapärast mustrit, mitte mingil korrapäratusel ei lase ennast häirida. Et sinu sisemine sügavus ja sisemine rahu oleks väga-väga tugevalt sinu sees paigal. Et sa tead, mis sa tahad ja sa liigud selle suunas, mida sa päriselt tahad. Tähtis on tunda, et sa oled hoitud iseenda mõtete poolt ja et sinu enda keha võtab puhtalt vastu seda, mida sa päriselt vajad selles elus. See, mis on tähtis sinu jaoks, mitte kellegi teise jaoks. Elad enda seest endale. Ja mitte egoistlikult, vaid isetult. Et kui ma ütlen sulle, et ma armastan sind päriselt, siis ei teki seda tunnet ega mõtet pähe, et mis teised arvata võivad, mis selle taga kõik olla võib. See ei tundu kohatu, see tundub õige asi õigel hetkel õiges kohas. Püüdke emotsioone neutraliseerida. Ära mine liigselt elevusse. Hoia ennast enda sees nauditavas energias. Ja neutraliseeri ära. See on minu tunne, ma võin selle välja öelda teistele või iseendale ja mul on hea kerge olla selles tundes, mis mul praegu on. Isegi kui on kurbus, igatsus, võib-olla viha,
segadust, teadmatust, mis on väga-väga inimlik, siis on see okei. Ära jää sellesse kinni, ära jää seda ketrama, vaid lase vabaks. Sinu meesjõud elab sinu peas ehk püramiidi tipus, mis saadab signaale välja ja võtab signaale vastu. Sinu naisvägi elab sinu südame tasandil, mis hoiab seda energiat elavana, mis sinu meesjõud sinu peas mõtleb. Ja sinu sisemine laps elab sinu päikese põimikus ja tema on sinu elamise julgus. Võta oma sisemine perekond. Tänane enda naisväge, meesjõudu ja sisemist lapssüütust. Luba neil olla harmooniline perekond. Ära süüdista, ära vaidle, ära kakle iseendaga enda sees, enda peas. Vaid too kõik need osad endast, rahulolu, heaolu ja kohalolu enda sisse. Ja hoia seda. Ära lase kellelgi öelda endale, et sa pole piisav. Sa oled alati piisav. Teist sellist, nagu sina oled, ei ole mitte kuskil, mitte kedagi. Me kõik oleme individuaalsed, me kõik oleme ideaalsed. Juba sündides siia ellu. Loodan, et said siit mõned mõtteterad, hinga, lase keha lõdvaks, fikseeri ja liigu edasi. Väikene vaade siit Giza püramiididelt. Mina tänan südamest minuga koos oldud aja eest. Tänan südamest minu armastuse sees olemise eest. The whole area, all of them for one royal